tere hommikust! Ma tükk aega mõtlesin, kas ma alustan praegu või mitte, aga mul oli täpselt see õige tunne, et ma alustan oma sünnipäeva vlogiga täna, kolmapäeval, 26. juulil. Ja ausalt öeldes ma olen hetkel very high on the emotions, sest et ma just avastasin, et minu eelmisel YouTube'i videol sai täis 1000 vaatamist. Ja teie jaoks võib-olla tundub see nagu väike summa number, aga minu jaoks see on nagu... Ma olen lihtsalt nii tänulik, et minu jaoks need... Issand jumal, chill down. Et minu jaoks need nagu numbrid on nii suure tähendusega. Et aitäh teile, et te vaatate, et te olete siin, et te tunnete huvi. Aga lähme nüüd positiivsemalt edasi. Selles mõttes see oligi positiivne, lihtsalt nagu tõmbame nats maha. Nii. Ehk siis täna on kolmapäev ja miks ma täna alustan sünnipäeva vlogiga on just see, et ma hakkan täna õhtul põnevaid asju siis küpsetama, tegema, et homme ma katan töö juures lõuna ajal laua ja siis tähistan töökaaslastega. Ehk siis ma tahan seda kõike teiega jagada. Nii et see vlog siin on all about my birthday. Ma saan 25-aastaseks, sünnipäevad on mu jaoks alati väga suure tähtsusega olnud. Nii et jah, aitäh, et sa oled siin ja vaatad ja ilmselt ma näen teiega, ma teen tööpäeva ära ja siis ma näen teiega õhtul ja räägin teile täpsemalt siis, mis ma küpsetan ja näitan teile ka. Ma olen nüüd töölt ja poes käisin ka vahepeal kodus ja ma mõtlesin, ma teen teile väikse storytellingu siia, sellepärast, et põhimõtteliselt ma olen jaganud siin natukene oma südamepuperduse teemadel ja esmaspäeva hommikul ma ärkasin üles niimoodi, et mul oli vasak käsi täiesti siuke tuim, siuke närvivalu oli ja see hakkas siia ülesse kaela edasi liikuma ja tegelikult ka siis siia rinnalihasesse. Esmaspäeva hommikul kiman mina perearsti juurde, et nagu, sest et ma sain 1,5 kuud tagasi puugilt hammustada ka, ma ei tea, kas see nagu võis olla seotud, aga minu peas oli see, et nii, ma ei ole teinud teste, ma ei ole teinud analüüse, et kontrollida, et ega ma ei ole nakatust saanud või mida iganes. Seega ma läksin perearstile, tehti analüüsid, siis kogu selle käe ja südame asjus pandi mulle külge siis juhtmed ja pereõde ütleb mulle kohe, aga teil on ju südamerütmihäire. Ma reaalselt mõtlesin, et ma olen mingi aasta aega kogu selle jamaga tegelenud ja nüüd ütlete mulle lihtsalt ühe mingisuguse episoodi põhjal, et mul on südamerütmihäire. Okei, tehti kõik refleksi uuringud asjad, nagu reaalselt kontrolliti mu reflekse kõike ja siis öeldi, et okei, et kõik on korras, mine tööle tagasi. Mina läksin tööle tagasi selle teadmisega, et mul on südamerütmihäire. Ja peale lõunal hakkas mul rinnus pistma nagu niimoodi, nagu ma ei ole kunagi kogenud sellist asja, et mul lihtsalt rinnus nagu siuke nagu äkkpistev valu. Ja ma kutsusin kiirabi endale elus esimest korda. Kutsusin endale kiirabi, sest ma reaalselt arvasin, et ma olen 24 ja ma hakkan infarkti saama või midagi. Et sul on kõigepealt mingi närvivalu vasakus käes ja siis sul hakkab rinnus pistma ja mul on nagu klomp on kurgus ja et ma olen mingi paanika ääre peal on ju, et kuigi tegelikult nagu vaimselt ma ütleks, et ma olen nagu ärevuse ja kõigega nagu kokku puutunud, mul ei olnud halbu mõtteid välja arvatud see, et pereõde ütleb sulle, et sul on südamerütmihäire ja siis ma lihtsalt juba olingi, et nagu ei, see oli mu peas lihtsalt. Kutsusin endale kiirabi, istusin seal bussis, siis tehti mulle ka jälle EKG-d ja siis ta ütleb mulle, et selle põhjal, et ma kutsusin kiirabi, ma olen aasta aega jauranud. Ja see meedik ütleb mulle, teil on hingamisarütmia, mis tähendab seda, et sportlikel põhjustel ja ka laulmise põhjusel, sest ma olen õppinud klassikalist laulmist, ma olen otseselt hingamisega mõjutanud oma pulssi ja nüüd tavalises olekus siis minu hingamine mõjutab ka minu pulssi, mitte siis teadlikult. Ja sellest tulenevalt toimuvad siis mul vahepeal nagu mitu lööki järjest või siis jätab löögi vahele ja nii edasi, mingid siuksed asju juhtub.
ja järgmine hetk ta katsub mul siit eest, ma küsin, et okei, aga milles siis see pistmine nagu nii-öelda siin rinnas. Katsub siit käega, siis ma sain teada, või sain aru siis sellel momendil, et see valu on pindmine, mitte siis nagu kuskil sees, kuskil südames pistab, torgib. Ja siis ta ütles mulle, et teil on närvipõletik. Kas te olete külma saanud viimasel ajal? Laupäeval käisime enesearengu festivalil niimoodi, et mul oli täpselt vasak pool, terve keha vasak pool oli läbi märg ja ma istusin vihma käes päris pikalt. See on loogiline, et mu vasak käsi oli tuim, mul on siin rinnalihases närvipõletik. Johanna kutsus kiirabi endale elus esimest korda. Ja tänu kiirabile ma sain nagu nii palju vastuseid versus käid perearsti juures. See selleks. Ja nüüd täna nagu ongi, ma võtan mingi ibumetiini põhimõtteliselt 3 korda päevas praegu, sellepärast et närvipõletiku vastu ei ole mingit ravi otseselt. Ja nüüd mul on migreen. Nagu su kehas on põletik ja siis on migreen ja kõik asjad kokku. Nii et jälle nagu eelmises vlogis ma olin Lätis, mul oli halb olla nagu ka mingi tervise, mingi neel valutas, on ju ka mingi kehva, ilmselt öösel palavik. Ja nädal aega mul oli kõik korras ja nüüd ma olen jälle siin, vlogin ja ma jälle tunnen ennast kehvasti. Lihtsalt nagu loodame, et täna on kolmapäev ja meil on laupäevaks kõik korras, sest et mul on laupäeval sünnipäevapidu, nii et minuga saab kõik korda. Mul läheb migreen üle ja ma olen terve ja tugev. Aga nüüd varsti ma hakkan siis kooki tegema ja see ei ole minu retsept. See on endise Paljasporgandi raamatust retsept. Ma teen tofuga kooki. Nii et vaatame, mis sellest välja tuleb. Ühesõnaga, eile ma ei olnud eriti altis teiega rohkem vestlema, sellepärast et migreen oli nii õudne, et ma magasin lõpuks üritasin magada mingi 1,5 tundi ja siis ma võtsin ennast kokku lihtsalt, et see kook ära teha, et salat teha töö juurde, et hummus teha valmis töö juurde. Ja that's about it. Aga nüüd kook on siis valmis. Siia läks igast mingit huvitavat kraami sisse, nagu selles mõttes huvitavat kraami, millest ma ei ole varem torti teinud oma elus. Siia läks tofut, kookoskoort 93%-st, ehk siis väga kõrge protsendiga, väga puhas. Siia läks mandliõli, kookosõli, steeviat, kaerajahu. Issand, praegu rohkem ei tule. No ühesõnaga ja värsketest vaarikatest ise tehtud moos, mis on ka steeviaga nagu segatud. Ja siis nüüd siia peale katteks ma panen veel värskeid vaarikaid ja siis ma tegin valge, nagu fake valge šokolaadi, mis oli siis toorkakaovõiga tehtud ja ka kookoskoort, kookosõli ja steeviat. See läks praegu just külmkambrisse, et see nagu taheneks. Ühesõnaga, täna lihtsalt siis on töökaaslastega lõuna ja selle jaoks ma tegin ka, Martin aitas mul teha salati, kinoasalati, kana ja redise ja tomat, kurk, idud, salat, igast huvitavaid asju läks sinna sisse ühesõnaga. Nii et ma lihtsalt jäädvustan teile natukene seda meie lõunat. Ja täna, te just nägite, mida ma teen, see on mu toxic trait. Aga täna õhtul ma peaks püksid tegema endal lühemaks, mida ma tahan sünnipäeval kanda. Ma näen siuke välja praegu. Nice. Ma just ei jõua, ma just ei jaksa. Nagu ma tunnen, et mul on mingid vanainimese haigused küljes. Ma loodan, ma kedagi ei solvanud sellega. Aga nagu ma olen 24, mul on mingi närvipõletik ja mul on migreen elus esimest korda ja ma lihtsalt nagu
see on sellest, et ma sain külma seal enesearengu festivalil, sest et me olimegi laupäeval, istusime väikese vihmavarju all Martiniga koos, niimoodi küljed koos ja mul oli terve vasak külg lihtsalt nagu läbimärg. Martinil oli parem külg läbimärg. Ja kui seal kiirabibussis mu käest küsiti, et ega sa külma pole saanud, siis see oli mu nagu lihtsalt nagu, kui need juhtmed seal freaking ajus nagu kokku läksid, ma olin mingi, oh my god. Sellepärast mu vasak käsi valutas, sellepärast kõik see siit vasakult poolt on valus. Life choices. Ühesõnaga, ma ei tea, millal ma teiega järgmine kord räägin. Vaatame, mis siit saab. Mul on nii loll tuju. Mul on täiesti loll tuju täna. Nagu lollitamise tuju, mitte loll tuju. Aga anywho, ma siis nüüd teen selle koogirahva välja. Ma lubasin teile näidata, kuidas ma pükse lühemaks teen. Ehk siis ühesõnaga, ma ostsin Bulletbearist endale püksid, aga sorry, ma pean mingit teisele poole tootse minema. Aga need on liiga pikad. Seega mul oleks vaja siit lühemaks teha, aga ta on siit selline, et nagu ühesõnaga ma ei tahaks, et need õmblused välja jääksid paistma. Ehk siis ma käisin Ikeas ja ostsin sellise liimiriba, mis siis ühesõnaga ma lõikan põhimõtteliselt need lühemaks, keeran sealt selle otsa siis ka nagu maha ja panen selle liimiriba sinna vahele ja siis mul on juba rätik tehtud märjaks, kasutan nagu marlit, on ju. Ma loodan, see kõik toimib ja siis mul on mingi, ärge küsige, mis triikraud, ma reaalselt, ma ei kasuta kodus triikrauda, mul on mingid kolimisest siis, kui me kunagi Martiniga nagu kokku kolisime, mingid asjad kuskilt Martini kodust, mingid vanad asjad. Ühesõnaga, ja selle häkki, et kuidas neid pükse nüüd lühemaks teha, seda ma leidsin Kaisa Rooni YouTube'i videotest. Ta tegi vist tegelikult Kaisa Einastoga koos, tegi vlog, seal Kaisa Einasto vlogis näitas seda, kuidas neid pükse teha lühemaks. Anywho, kaisad, nendelt õpitud häkk, nii et ma nüüd proovin, kas see toimib ja selles mõttes, et need püksid, ma saan seda ainult ühe korra proovida. Nii et we'll see. Ma tahan laupäeval neid pükse kanda, mul on full outfit laupäevaseks õhtusöögiks. Nii et kohe vaatame. Ma pöörasin püksid tagurpidi, nagu te näete, siis väga otse lõigatud. Aga siis ma nüüd korra juba triikisin siia voldi sisse ja nüüd ma panen selle liimiriba siis siia voldi alla. Siis ma panen niiske lapi peale ja pressin. Nii et kohe on tõehetk. Nagu see ei ole perfektne, aga need on siin ilusti kinni ja nagu ilma õmblusteta tegin selle just lühemaks. Nii et ma teen nüüd teise ka ja siis panen jalga. Ühesõnaga ja vaatame, mis see lõpptulemus on. See toimis nagu täpselt kannani. Nii et kui ma siia mingid valged natukenegi kõrgema tallaga tossud alla panen, siis et nagu natukene olen siin ikkagi pahandust teinud. Ma ei tea, kui hästi seda näha on. Ehk siis ma veits nagu triikisin krookesse, aga keegi ei pane tähele. Või nagu, ühesõnaga, häkk toimib ja niimoodi saab hakkama. Lihtsalt natuke harjutamist vaja ja nüüd mul on seda riba, nii et ma võin järjest kõik hakata lühemaks tegema, kui mul vaja on. Ma tahtsin veel öelda seda, et see tort, mis ma tegin tofuga ja kookoskoore ja agar-agariga ja kõik see huvitav kook, mis te nägite, tort-kook, oli ülihea. Ülihea. Nii et ma tahan seda kindlasti veel proovida teha ja mingeid teisi retsepte ka proovida, mis siis seal endise Paljasporgandi raamatus on. Hello, on reede 28 ja homme ongi juba siis selles mõttes pidupäev, et homme ma korraldan peo ja pühapäeval on sünnipäev. Aga põhimõtteliselt ma tahan ära rääkida, mis siis toimub ja siis
teile jätta lihtsalt visuaalid sellest päevast. Et põhimõtteliselt ma tegin siis kutse oma sõpradele selliselt, et ma kirjutasin, et kell 3 siis homme nad oleksid Casa de Bailes. Miks nad seal on, seda nad ei tea, aga no eks nad aimavad võib-olla. Ehk siis tegelikult ma kirjutasin mingisugune 2 kuud tagasi Kaisa Roonile, keda ma YouTube'is ise ka jälgin. Ja kuna tema tegeleb bachataga, siis mulle tundus nagu äge idee näiteks oma sõbrad viia privaat nagu trenni, et esimene tutvustav bachata trenn. Ehk siis kell 3 me kõigepealt saame 1,5 tundi Kaisa käest privaattundi, siis bachata tantsutundi. Ja peale seda meil on väikene nagu hetk, kus me saame hinge tõmmata ja võib-olla kes tahavad ennast, ma ei tea, veel äkki peale tantsu pesta või sättida või mis iganes on ju. Et ma jätsin sinna õhuruumi ja ülejäänud, või tähendab siis hiljem me läheme kella 7-ks kohalik kohvikusse õhtust sööma, et seal ma olen meile pika laua kinni pannud. Ja see ongi nagu see, millest ka ma rääkisin, et kui ma varasematel aastatel olen hullult nagu kokanud ja möllanud ja vaaritanud ja kaunistanud ja ühesõnaga hullult palju nagu teinud ise, siis hetkel ma tunnen nagu, et nagu ainuke, mille jaoks ma nagu justkui nüüd ise nagu rassisin või tegin, oli see töö juures see lõuna on ju, et aga ma tahtsin neid asju teha, aga ikkagi 20 inimesele süüa teha, et nagu ma ei tea, mul on hetkel lihtsalt nii kerge tunne, sest ma tean, et kõik asjad on minu eest ära planeeritud, minul tuleb ainult arve tasuda, on ju, et aga põhimõtteliselt ma lihtsalt ilmun kohale ja saan täpselt samamoodi nautida nagu kõik minu sõbrad. Nii et vot siuke päev meil homme tulebki. Bachata trenn ja õhtusöök. Ja kes teab, võib-olla pärast õhtusööki me lähme võib-olla lähme linna edasi. Ma ei tea. Eks näis. Vot. Ma loodan, et homne tuleb täielikult murevaba. Me tulime sõpradega siia Kaisa Rooni juurde bachata tutvustavasse trenni. Mul on väike fänkade moment. Ei ole vaja. Ma just rääkisin enda vlogis ka, et nii ammu juba leppisime kokku ja ma olen nii excited, et see päev on juba käes. 2 kuud tagasi kirjutas. See on ikkagi ammu. Enamus inimesi on nagu 2 päeva enne mingi, kas saaks? Tavaliselt peale aastavahetust ma hakkan oma sünnipäeva planeerima, sest et inimestel on suviti nagu kõik plaanid fullis. Ja eriti nädalavahetused. Yes, nii et excited. Tus amigas me tienen en la mala, pero no pasa nada. Tanto tiempo y tú interesada, sin comprarte Gucci, Louis, Prada, bebé, yeah. Cualquiera te costea, pero no te lo hacen como yo, yeah. Solo hablando conmigo te Hace tiempo que no nos comemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti y tú hace tiempo que yo estás pa' mí. Hace tiempo que no lo prendemos, nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti y tú hace tiempo que ya estás pa' mí. Cuando pongo una de Nicky me acuerdo de ti. Las noches son más largas y estoy sin ti. Y vamos pa'l party, después pa' tu habitación, tú bailando y un speaker. Piensas en mi bebé, aquí ni se presta ni se fía. Manden lo que quieren que ella es mía. Full en los DM si confía, que nadie como yo se lo haría. ¿De qué pasa, siervo? Que no entienden nada, no somos exclusivos. Palju õnne sulle, palju õnne, kallis Johanna. Palju õnne sulle. No queremos título más, disfrutar en la prioridad. Pase el tiempo, nunca cambiará. Llámame a las 9, a las 8 estaré allá. No queremos títulos más, disfrutar en la prioridad.
Hace tiempo que no nos comemos. Nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti. Y tú hace tiempo que estás pa' mí. Hace tiempo que no lo prendemos. Nos hablamos pero no nos vemos. Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti. Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí. Tímida pero no es santa. Tira esas cenizas al fuego. Modélame minifalda. Tranqui que se la quito luego, pero... ma olen siin täiesti õnnesoovide ja armastuse uimas. ma olen isegi tudusärgis siin pühapäeva õhtul kell 6 juba. aga see nädalavahetus oli lihtsalt nii äge ja ma olen nii tänulik kõikidele oma lähedastele ja lihtsalt teie kõik tegite selle ka nii eriliseks, et jah, lihtsalt suur tänutunne. Nii et ma tõmban siinkohal selle enda sünnipäeva, enda 25. juubeli vlogi kokku ja aitäh, et sa oled siin, aitäh, et sa vaatasid ja kohtume juba järgmises vlogis, kus me oleme Kreeta saarel Martiniga koos. Nii et tšau!